Head sõbrad, alati kui me kuskil sadamatest seisame, praegu oleme siin Naissaare sadamas, siis esimene küsimus on inimestele, et mis laev see selline on? Kust selline laev pärit on? Mis laev see selline on? Täna proovimegi natukene rääkida siis, mis laev see selline on. Laeva nimi, nagu te ise näete, on Piir ja pärit on ta tegelikult Venemaalt. Projekteeritud väga kuulsas Aleksejevi nimelises projekteerimisbüroos, seal kus kõik tiiburid on projekteeritud. Iga Vene meremees teab seda projekteerimisbürood. Ja ehitatud Volga laevatehases tehti 4 laeva ekspordiks. Esimene nendest sattus Eestisse, 3 nendest sattus Saudi Araabiasse puurtorne teenindama, seal neid kustutama ja viima sinna kraami ja värki. Ja ülejäänud siis hiljem 13 alust, mis juba natukene lihtsama projekti järgi ehitati siis Vene sõjaväel. See laev osteti Eestisse aastal 1995, Piirivalveamet ostis ta põhimõtteliselt selleks, et ehitada Ruhnusse kordon, sinna vaatetorn ja nii edasi, nii et 2 suve see laev sõitis Kuressaare ja Ruhnu vahel ja vedas sinna ehitusmaterjali ja igasugust muud kraami. Piirivalveameti all sõitis see laev kõigest 400 tundi, siis tõsteti ta kaldale ja 2005 müüdi ta oksjonil ära. Mis on sellel laeval erilist? Eriline on minu meelest see materjal, millest see laev on ehitatud. See on magneesiumi ja alumiiniumi segu eriti tugev, nagu praegu vaatate, siis siin ei ole üldse seda värvitud. See on lihtsalt liivapritsiga üle lastud ja puhastatud vanast värvist ja seisab praegu täiesti niimoodi, nagu ta pildi peal näha. Rooliruum on millegipärast tehtud kuulikindlaks. Sinna on pandud selline eriti paks materjal ümber. Siit näha, kuidas siis paksust alumiiniummaterjalist tehtud kuulikindlaks. Kuulikindlad klaasid on sinna paigaldatud. Mootoriruum on tuletõkke kaitsega pooderdatud ja titaanist lehtedega kaetud, et midagi ei juhtuks, kui seal tulega ei peaks sündima. Ja üldiselt peab ütlema, et väga korralikult on see asi kõik kokku keevitatud, et kui siin ringi vaadata, siis on näha, et väga palju tööd on tehtud. Head sõbrad, nagu öeldud, see laev sõitis Piirivalveameti all 400 tundi ja 1997. aastal tõsteti ta Süstas kaldale. 2005. aastal müüdi ta oksjonil maha, minul õnnestus see endale osta ja 2019. aastal sain ma nii palju aega, et hakata seda laeva ümber ehitama. Tasapesi tõmbasime kõik kaaned maha, võtsime vanad mootorid välja, panime uued sisse. Eriti mõnus selle laeva puhul on muidugi see aparell. Sellega saab sõita ükskõik siis millisesse sobivasse liivaranda, lasta aparell alla ja muidugi võib siin autoga ka maha sõita. Tema algne kandevõime oli 45 tonni. Et võite ette kujutada siin ühte tanki peal, kes siis suvalises kohas randus. Hüdrauliliselt seda kõike juhitakse, siin on siis aparelli juhtimise hüdraulika. Siin me näeme ühte kraanat, mis on paigaldatud selleks, et tõsta siis kummipaati. Kummipaat on praegu vees, võib näidata, mis kummipaat on seal vees. No kummipaat on muidugi väga vajalik selleks, et käia kuskil kaldal, kui oled ankrus, siis on vaja midagi tuua kaldalt, kedagi viia, midagi tuua, kalale minna, võrke panna ja nii edasi. Ja kaasas kanda on teda hea siis, kui sa saad ta üles tõsta laeva peale, et ta sul ei lohise mitte laeva järgi, vaid on laeva küljes kinni. Külmsuitsuahi, seal luugi all on meil üks ruum, kus külalised saavad ööbida, kui neil tekib tarvidus ööbida. Tõstetud eraldi siia peale on siis üks selline ratastel asjandus, millest me tegime sauna. Lähme vaatame sauna ka. Teeme siit selle ukse lahti. Siin on väike köögiruum.
külmkapp, ukse taga on saun. Saun on elektriline, nagu näha. Vaade aknast, mis kogu aeg muutub. Siin on meie põhiline koht, see on siis selline väike köök, kus me saame kala puhastada ja süüa valmistada. Siin lõikelaua peal, siin on nõudepesumasin, pesumasin, siin on magevesi, soevesi, külmvesi, siis on mereveekraan, merevesi. Siin on tegelikult sellel laeval on 12 erinevat tanki. Kui kõik luugid kinni panna, ka kuivlastiluugid, siis tegelikult on ta projekteeritud uppumatuks. Siia mahub kokku 23 tonni diislit siia laeva peale. Magevett mahub umbes 5 tonni. Siin on meil joogikülmik, laeva jooki pakume alati oma külalistele, kui nad peaksid pardale astuma. Siin on chillimise nurk. Siin me siis saame chillida sõpradega, süüa, juua ja laaverdada. Ruumi on. Nii, lähme vaatame siis messi ja rooliruumi. Sinna kõik ei pääse. Nii, siin me jõudsime ahtrisse. Ahtris on meil ankrupeli. Siit luugist läheb alla mootoriruumi. Pärast ma panen siia video juurde mõned mootoriruumi pildid. Nii, sõbrad, nüüd jõudsime meie põhilisse elamisruumi. See on ainuke selline ruum, kus on mugav magada ja chillida, siis kui on ilm natukene kehvem, kui vihma sajab või on väga tuuline, siis Maria saab siin magada ja mina saan siin magada ja siin on meil riidekapid ja siin meil on õhksoojuspump, mis teeb meile sooja ja teeb ka külma, kui vaja on. Nii, kui meil läheb filmi vaatamiseks, siis me tõmbame selle ekraani alla ja siis vaatame siin projektoriga siis filmikesi. Nii, siin meil on väike tualetiruum, väike peeglik ekraanikauss. Siin on meie kohvinurk, kohvi- ja teenurk. Siin me süüa ei valmista, siin on rohkem selline jookide valmistamise nurk. Nii, sõbrad, jõudsime siis rooliruumi. Siin on muidugi kõik navigatsiooniseadmed vahetatud. Alter Baltics on kõik nad paigaldanud siia. Kõik, mida vaja, erinevad plotterid, kaamerad, me näeme ette taha kõrvale, varuekraanid varukaartide jaoks. See on siis põhiline ekraan, siin me näeme kaarti, saame siin panna ta automaatpiloodi peale. See on rool, seda siis nihutades saab paremale vasakule. Siin on vasakmootor, paremmootor, seal on veel üks ekraan, siis on seal lülitid, paremal all on siis mootorite käivituspaneelid. Praegu on siin solediislid, 2 solediislit, 280 hobujõudu kumbki. Umbes 25-30 liitrit kahe peale võtavad diislit. Praegu on nad väga ökonoomsed, kuskil 6-7 sõlmega sõites. Akude laadimiseks on olemas nii 12 volti, 24 volti, 220 volti, 400 volti, igasugused elektrid. Mootoriruumis on generaator, mis siis seda kõike käitab ja neid akusid ka laeb, kui vajadus on. Kes teavad ja on kuulnud sellest, et see laev piirivalve all kunagi sõitis, siis kõik muidugi imestavad, et mis mootorid siin nüüd peal on ja mis siin olid. Ja peab ütlema, et siin peal olid tõelised hullumeelsed lennukimootorid, kus oli tähtmootor, mis oli 7 täht 6 reas, kummalgi mootoril oli 42 silindrit, 4000 oli siis tal hobujõudu ühel mootoril ja tunnis võttis ta tonni diislit. Need muidugi tuli siit välja tõsta ja õnnestus ka lõpuks Saksamaale maha müüa, nii et tehing oli päris soodne.
Selleks aga oli vaja kõik see siin maha võtta ja luugid avada ja kraanadega need mootorid välja tõsta ja uued asemele panna. Nii et tegemist oli siin ikka päris palju. Nii, sõbrad, ma tegin nüüd sellise lühikese ülevaate, mis laev see Tiir siis on ja muidugi jäi mul palju asju rääkimata ja polegi mõtet siin videos kõiki asju teile selgitama hakata. Meil on olemas väga põhjalik selline koduleht. Sealt te saate pilte vaadata, sealt te saate vaadata konkreetselt, millised navigatsiooniseadmed, mis hüdraulika, mis midagi, elekter, kõik on seal eraldi välja toodud, keda huvitavad tehnilised küsimused ja andmed, siis seal on põhjalik ja pikk jutt. Nii, sõbrad, lähme vaatame üles päikesetekile ka, mis seal näha on ja kaugele sealt paistab. Nii, sõbrad, me jõudsime nüüd Tiiru päiksetekile, kus meil on selline binokkel, millega saab jälgida ilusti merd. Selline binokkel oli kunagi nendes kõikides piirivalvetornides, mis siin Eesti rannikut palistasid. Sealt on ta pärit. Eriliseks teeb selle binokli see, et tal on nii suured läätsed, et temaga on võimalik ka väga hämaras näha. Et need läätsed võtavad nii palju valgust sisse. Täpselt ei tea, millisest tornist ta pärit on, aga ühelt ohvitserilt ta kunagi 90. aastatel ostetud on. Selle mõttega, et ta kunagi mõnele laevale peale panna. Need inimesed, kes imestavad, et miks me Soome lipu all sõidavad, siis põhjus on väga lihtne. Eestis ei ole võimalik registreerida sellist suurt laeva huvilaevaks. Et nii kui ta üle 24 meetri on, nii tahetakse kohe kas siis töölaevaks või reisijate laevaks sind registreerida. Aga Soomes on see lihtne, ükskõik kui pikk laev võib olla huvilaev, kui temaga sõidatakse huvisõite. Meie ei tee mingit tööd, meie ei vea reisijaid ja seetõttu meil ei ole mõtet nagu reisijate ja kaubalaevade registris olla. Mina armastan ka kõiki, kes vähegi merel liiguvad ja merd armastavad. Need on kõik minu sõbrad. Tere tulemast pardale!